selleks on lühidalt selline ajaloolugu. Kõigepealt, kui me räägime arvutist, mida teeb arvuti? Arvuti arvutab. Esimesed sellised mehhanismid, millega, või see oli tegelikult ka siis arvutuskalender, millega planeetide asukohti selliseid asju suuta ette ennustada, oli meil juba 87 aastat enne meie aja arvamist ja sealt hakkas lumepall veerema ja veereb tänapäevani. Arvutuskiirused, arvutusvõimsused muutuvad kogu aeg. Ja ütleme niimoodi, et siis John von Neumann sõnastas 2 põhiprintsiipi. Tänased arvutid samamoodi toimivad nullide ja ühtede abil. Töö juhtimiseks tuleb kasutada programmi ja selline suur hüpe just selle kiiruse koha pealt toimus eelmise sajandi keskpaigas. Siis hakati looma elektronarvuteid. On sul siia midagi juurde öelda? Et see kiirus andis nagu, oli murranguline, kui enne seda 46. või ütleme neid 40-ndaid, 50-ndaid juhiti arvuteid siis see oli siis nii-öelda piltlikult öeldes perfokaartide pealt, ehk siis seal sees olid avad ja need samad avad tähistasid 1 ja 0. Siis see 50-ndatel, 40-ndatel, 50-ndatel saadi aru, et see on väga aeglane, väga ebatäpne tehnoloogia ja mindi üle siis nii-öelda elektroonilise infovahetuse juurde. Et pane edasi. Jaa, siin on jälle sinu üks lemmik tsitaate. Jaa, ehk siis arvutustehnika ajaloos väga olulist rolli mängis selline kaunis naine nagu Lovelace, kes oli siis esimese arvutijuhtimisprogrammi autor. Tema oli see, kes selle programmi lõi ja sellega esimese arvuti tööle pani. Ja see tsitaat, mis siit alt lugeda võib, minu meelest see ju pädeb tänagi. Ehk siis arvuti on rumal kast. Meie peame oskama talle öelda, mida tema tegema peab. Täpselt nii, nagu see kikilipsuga robot, kes meil ukse ees oli, ega ta ise selle peale ei tulnud, et ta peaks seda jooki valama. Meil on siin härra, kes ütles talle, et kuule, et sinu koht on täna siin, jaga jooki. Tema võttis koha paika ja jagas jooki. Täpselt nii käis see juba pikemat aega. Ja arvutid põhiliselt ongi siis selle jaoks, et said aru, et masinaid juhtida, aga jällegi see arvutusvõimsuse lugu ja kuhu me tänaseks päevaks jõudnud oleme, et vanasti need arvutid olid nii suured, et me ei oleks nagu mõelnud, et me saame selle niimoodi ühe käe peal üles tõsta. Või siis, eks ole, tänapäeva meie arvuti on ju sisuliselt see käekell või mis iganes asi. Ja siin on jällegi hästi suur selline punkt, et mis tegi jälle väga suurega tootmispoole pealt. Kui me vaatame just arvuteid ja nende tootmisesse rakendamist, just et arvutitega midagi toota, sellega juhtida mingisugust asja, siis nagu väga paljud innovatsioonid tuleb sealt, kus on raha ja väga palju raha sõjatööstuses. Et seal oli innovatsiooni, seal oli vaja teha igasuguseid asju. Kiiresti, täpselt. Just kiirus ja täpsus, need võivad ollagi need märksõnad selle asja jaoks. Ja siis monitori sellised arvutigraafilised omadused jällegi, sul oli vaja radari peal kuvada asju, siis tekkis vajadus graafilise visualiseerimise järgi. Ehk siis seesama, mine korra tagasi, seesama Massachusettsi tehnoloogia instituut oli see, kus kohas loodi siis esimesed elektronarvutid ja mida võeti kasutusele siis juba pinkide juhtimiseks, lõikepinkide juhtimiseks. Loomulikult, jah, need olid just nimelt sõjatööstuses ja seal see asi toimis. Siis see interaktiivne arvutigraafika, siis sinnamaani arvuti oli selline kast, mis kuskil taustal arvutas, aga sul ei olnud võimalik sealt mingisugust visuaalset infot edasi saada. Ja siis tegelikult selline, kuidas ma ütlen, sketchpadi
süsteem tegelikult on hästi vana ja ei ole midagi uut, kui tänapäeva arvutid tulevad niisuguse pulgaga, see ei ole hiljutine tehnoloogia, et siin on näha, kuidas mees pliiatsiga ajab piksleid taga. Ja hiir on siin näha, et siin all on hiir. Et see iga klahvi peal oli oma funktsioon ja siis vajutad õiget nuppu ja toksad õige koha peale ja asi toimis. Ja ma arvan, et ka standardimajas võis näha mingeid sarnaseid pilte kunagi, kui oli vaja jooniseid teha. Inimesed suurte mappide ees harilike pliiatsitega vorpisid detailijooniseid. Ma ei tea, kuidas teil Vermos oli siin kandis, kas ka seal? Noh, ütlen niimoodi, et kui mina olin siis eritööde distler, alustasin oma tööd siis 90ndate alguses, siis meie firmas, Sarkop nimelises firmas, olid vähemalt 2 konstruktorit, kes vähemalt järgneva 10 aasta jooksul projekteerisid kõik asjad, kõik tooted käsitsi. Kui kõrval teised konstruktorid tegid juba arvutitega, siis nemad panid uljalt käsitsi ja kopeerisid käsitsi, valge teibiga see rull ja pisikesed käärid ja valge paber joonise peal, et parandusi teha, see oli igapäevane töö. Et see oli kohutav. Ja sellise üks-ühele joonestamise asi, et üks selline vahva koht, kus selline töövõte on nagu siiamaani kestnud tegelikult, on trepitööstus. Et mitte tööstus, aga treppide valmistamine, ütleme nii. Treppide käsitsi valmistamine, vanad meistrid siiamaani, põlved haiged, joonestavad üks-ühele trepikäike, tõuse, siukseid asju suurte Soome papi tahvlite peale ja muudavad selle siis lõpuks üheks väga ilusaks käsitsi tehtud trepiks. Aga tavaliselt puhtalt juba joonestamise peale kulub nädal. Õigete tehnoloogiatega nädalaga tavaliselt suudavad tehased sulle ka toota ja paigaldada võib-olla selle sama trepi. Siis kuidagi on vaja juhtida kogu seda asja, mis seal toimub. Hiir, ma arvan, et need on ühed esimesed hiired, kuidas üldse arvutiga suhelda. Et Xeroxi firma siis, ja see oli juba siis nii-öelda 2 klahvi ja rullidega hiir, eks ole. Kui me ennem nägime staatilist põhimõtteliselt klaviatuuri nii-öelda hiirt, kus sai siis mingisuguseid funktsioone aktiveerida, siis siin on näha need samad rattad, mis siis, see hiir on tagurpidi. Et see sama ratas, nende rataste liigutamisega siis suudeti siis graafilise nii-öelda ekraani peal siis infot muuta. Nii, aga ei taha ainult arvutitest rääkida, siis tegelikult CNC on ka masin. Siis räägime väikse ajalooga sellise masintöötlemise kohta. Miks selline masintöötlemine üldse algas, on see, et kõigepealt sa teed masina, mis on mingisuguse kiirusega, mingisuguse täpsusega, selle masinaga sa ehitad järgmise masina, mis on natukene täpsem, natukene kiirem, selle masinaga ehitad järgmise masina, mis on veel täpsem, ja sealt hakkab asi tulema. Jälle, kust me räägime, selline masinate juhtimine ja vajadus täpsuse järgi tekkis jällegi sõjatööstusest. Metallid Ray-Pink 2-teljeline 1775 aastal. Ütleme, et sellised põhilised alged läbi selle järgmise 20 minuti, sellised põhilised alged tegelikult kogu sellel asjal algavad hästi ammusest ajast. Ja me lihtsalt inimestena õpime neid lihvima, tegema aina paremaks, lisame natuke funktsionaalsust, aga ütleme, väga suurt murrangulist muudatust asjal ei ole tulnud. Ja ma usun, et nagu pärast Marti räägib, siis kõige tähtsam asi nende puhul tegelikult tänasel päeval ongi see, et vana tehnoloogia oma vahel panna paremini suhtlema. Nii. Siis esimesed sellised automatiseerimised toimisid sellise siis nukkvõlli põhimõttega, sellega programmeeriti sellist esimesi algelisi automatiseerimisi. Et sa ütlesid mingisugused sagedused, mingi nukkvõll liigutas ühte asja, mis liigutas teist asja, mis pani pingi mingisugust asja tegema. Tänasel päeval me saame selle, ma ei tea, Woodwopis anda talle näiteks mingisuguse info. Siin kuna me räägime ka CNC-st, siis tegelikult selline mootorite ja preesimise ajalugu tegelikult on selle juures paras huvitav asi. Lugesin raamatuid enne selle
esitluse tegemist ja tuli välja, et esimese niisuguse tänapäevase käsifreesi, ütleme, leiutas selline isa ja poeg perekonnanimega Onsrud ja nad tegid selle turbiinmootorist ja siis õhujõul töötava pneumaatilise freesi ja see oli selles suhtes läbimurre puidutööstuses, et sinnamaani tööriistad töötlesid oluliselt väiksemate kiirustega. See frees suutis teha 30 000 pööret minutis. See tähendas, et Onsrudi perekond siis samamoodi võttis metallitöö freesid ja põhimõtteliselt katse-eksitusmeetodil hakkasid mõtlema välja sellist lõiketöötlust selle koha pealt, et teranurgad, kõik need asjad paika saada, et selliste nii suurte kiirustega puitu lõigata. Et sealt tegelikult pärinevad meie tänased otsfreesi terad ja kogu selline asi, sellepärast, et üks mees tegi niisuguse hästi kiire freesi ja avastas, et puitu me saame lõigata palju kiiremini, palju suuremate pööretega kui metalli. Samuti nende leiutis oli siis tagurpidi frees, see on siis kopeerfrees, millel üleval oli kopeerpulk, all oli mootor ja jällegi võib öelda, et selline läbimurre mõnes mõttes, sest see muutis selle freesimise oluliselt mugavamaks, lihtsamaks ja ohutumaks. Puhtamaks ka. Puhtamaks ka, jah. Et kui muidu pealtpoolt lõigates siis seda tolmu, tekkinud tolmu oli jube keeruline kätte saada, siis see sama allpool olev mootor tekitas siis tuule, tsentrifugaaljõuga tõmbas ja aitas kaasa siis sellele äratõmbel siis puru erastada sealt, et tekiks siis puhas pind. Just, ja ütleme niimoodi, et sellised freesid on sissejuhatus CNC maailma selle koha pealt, et kõik väiksemad hobipingid põhimõtteliselt kasutavad tavaliste käsifreeside mootoreid. Kui sa lähed kõrgemaks, sealt tekivad juba jahutused ja muud asjad ja mootor läheb tänapäevasemaks, suuremaks, võimsamaks, aga põhimõtte algeline on sarnane ja see konkreetne frees on pärit kas seal 40ndate keskpaigast. Ja kui me vaatame, võtad tänapäeva Makita ette, väga palju ei ole käsifreesi puhul midagi muutunud. Kaal ainult? Kaal võib-olla veidi. See oli, palju see kaalus? See ei kaalunud nii palju, selle kaalu ma ei tea. Aga kaalust rääkides, siis esimene elektrimootoriga käsifrees. Vanasti olid mehed tugevamad, me eeldame, et seda kasutati ühe käega. See oli 27 kilo umbes. Siis olid ju laevad puust ja mehed rauast, eks ole. Just. Ja niisugune käsiotsfrees ja elektrimootoriga sarnane frees suutis teha ainult 6500 pööret. Sealt selle pneumofreesi vahe tekibki tegelikult. Kuna elektrimootorite pöörded sellel ajal olid nii palju väiksemad, siis selle pneumoga saadi tänapäevane mootori lõikekiirused. Ja sellest tekkisid tänapäevased freesid ja terad ja kogu see tehnoloogia. Ja seda sama mudelit siis müüdi 1906. aastast edasi veel 20 aastat. Kui me räägime, millega nad seda esitlesid, siis järgmiste slaidide peal räägivad seda, et see masin üllatab kõiki, kes pole seda veel näinud, ja et sarnased asjad, mida tehti sellel hetkel käsitsi, selle freesiga, ja kui ennem tehti päevi, siis selle freesiga teed tundidega ära. Ma usun, et sarnaseid müügilauseid kasutavad tänapäeval ka enamus CNC müügimehi. Et kõik see, mis sa tegid käsitsi, nüüd CNC teeb ära mõne tunniga. Et lööklaused on ka võib-olla 100 aastat vanad juba. Ei ole midagi uut siin väikese all. Just. Et teeme asju ainult paremaks ja ägedamaks, lisame aga aeg-ajalt täiesti uusi funktsionaalsusi, aga enamasti need funktsionaalsused on vanad asjad lihvimine jällegi kokkupanek. Et siis 2 sellist alustala, üks sellise kelli rautarid. Kahjuks see ettevõte läks ka pankrotti, ütleme mingisugune 30 aastat peale alustamist. Et enam tänapäeval seda firmat ei ole, küll aga see Onsrudi ettevõte on USA-s üks väga levinud CNC-de bränd, nii puidul kui kõigil muudel asjadel, et saad minna poodi osta täna väga korraliku 5-teljelise Onsrudi CNC endale. Ja ta toodab siiamaani neid inverted routerid, ehk siis neid altlõikamisega kopeerfreese. Nii, see oli sinu teetass, need lindid, sest see oli enne minu aja arvamist. Jah, just nimelt. Natukene enne minu arvamist ka, aga ehk siis esimesed sellised numerical control ehk siis arvjuhtimisega pingid juhiti siis kõigepealt perfolintide peal või perfokaartide peal
vot mul ei olnud perfokaardi, juhtimise perfokaardi pilti ma ei leidnud, aga selle eest ma leidsin juhtimise perfolintide pildi, ehk siis need lindid olid need, mis juhtisid siis masinat, need avad, ehk siis siin on 5 reaga ja siin on 8 reaga siis lint ja see juhib sisuliselt seda pinki, et õigel ajal õiges kohas õigeid asju teha. Ja kui me ei eksi, seesama pink oli jällegi Massachusettsi Tehnikainstituudis ehk MIT-s, kui keegi ehk on kuulnud. Ja see oli siuke parasjagu odav projekt 50-ndatel, 2,6 miljonit $. Ma ei tea, mitu nulli me taha peame panema, et see tänapäeva rahasse tuua. Ja kahjuks see esimene projekt ei olnud just kõige edukam. See ei olnud jah, aga see andis jälle nii-öelda viljaka pinnase selleks, et luua järgnevaid põnevaid seadmeid. Et siin on nüüd siis seesama perfolindi lugemise seade, siis seesama numerical control. Siit esimene mõiste ongi, et kui me räägime NC-st ja CNC-st, ehk siis perfolindi ja perfokaardi pealt lugemine oli numerical control, ehk siis arvjuhitav, siis kui me arvutiga loome selle programmi ja kasutame arvuti mälus olevaid siis juhtprogramme, siis õige mõiste on CNC. Ja kuhu me ka varsti jõuame on see, et CNC tegelikult on inimestel väga suupärane mõiste, kuid tihtipeale see tegelikult ei ütle väga palju. See võib tähendada miljonit erinevat asja. Ja selleni jõuame ka natukese aja pärast. Ehk siis jah, siis need järgmine põlvkond oli siis numeric controller, ehk siis loeti infot sisuliselt MAC-lintide pealt. Ja kogu info oli siis talletatud sinna ja see võimaldas väga lihtsasti programmi taasluua, nii nagu kui nii-öelda vanemad inimesed veel mäletavad MAC-linte ja kassette, et siis see lint jooksis edasi-tagasi, siis sama tehnoloogiaga jooksis selles kapis see lint ja andis seda programmi edasi. Ja siin jälle rõhutatakse seda, et selle programmi loomisaeg või koodi loomisaeg muutus väga tugevalt. Siin muidugi ma tahaks selle koha pealt teada, et kas 15 minutiga ta lihtsalt tõstis sinna lindile selle informatsiooni ja tegelikult programmi ennast ei loonud, et ma arvan, et see on lihtsalt ümbertegemine teisele andmekandjale sellest programmist. Selle talletamine andmekandjale muutus nii kiireks. Just, et me ei saa võtta, et 15 minutiga loodi programm, sellepärast, et meil on CNC-d taga väga häid operaatoreid, kes keerulist programmi ka tänapäeval ei tee vahest 15 minutiga. Suurus. Jällegi sõjatööstusest, metallitööstusest hakkas asi pihta, pingid olid meeletult suured ja võtsid väga palju ruumi ja julgen öelda, et pingid on tänapäeval liikumas üha väiksemaks, selle koha pealt ka puhtalt kaalust, tehakse ökonoomsemaid pinke ja jällegi see mõjutab ka sinna, et kui sa tahad väga suurt töötlust teha, siis sul on vaja ka vastavat rauda sellele pingile, et see pink sul hommikul ei alustaks seina äärest ja ei lõpetaks CNC pingiga keset töökoda. Et pink ise peab ka tugev olema, et selles suhtes jällegi pingid on väga erinevad ja ei ole ühte pinki, mis teeb kõik jube hästi. Siin on selline üldine kokkuvõtte sellest ajastust ja 2014 oli jällegi selline hästi märgiline asi CNC tehnoloogias, et XP selline ajastu lõppes, tänaseks päevaks on veel maailmas väga palju XP operatsioonisüsteemi peal töötavaid pingiarvuteid, mida ei toetata Windowsi poolt. Ja see on aina suurem oht nendele ettevõtetele, sealhulgas pinkidele ja ettevõtete intellektuaalomandile. Kõige hullem, mida sa teha saad, on tõenäoliselt see vana XP pink kuskil netti ühendada. Jah, et see on lihtsalt nagu oleks ukse peale silt, et tulge, astuge sisse ja võtke kõik, mis mul on. Et siis CNC tehnoloogia, mis see endaga kaasa toob, eks ole. Et 60-ndatel täpsus läks oluliselt suuremaks
ja oli võimalik sama protsessi taas luua. Noh, hea näide on seesama autotööstus, eks ole, ehk siis tekkisid need, või siis olid juba korralikult töös liinimeetodil, juba toodeti ja kiiresti ja palju. Siis 80-ndad jällegi murrang selles, et väga palju muutis tootmist seesama CNC ja CAM-tehnoloogia ja see CNC programmeerimine andis võimaluse teenida palju rohkem, palju kiiremini kui varem käsitsi töötamisel. Ja see loomulikult 80-ndatest hakkas juba peale see, et need samad tehnoloogiad võimaldasid liikuda paindtehnoloogiate poole. Ehk siis, kui et ei ole enam vaja toota siis, nii-öelda massidega samasuguseid asju, vaid töötati välja sõlmed ja siis elementide mõõdud võisid olla muutuvad. Et sellest ajast peale hakkas see protsess pihta. Ja noh, see täna on see ju täiesti nii-öelda igapäevane töö, seesama, räägime köögi tootmine, riidekappide, garderoobikappide tootmine, kõik selline, ehk siis töötatakse läbi põhisõlmed ja pannakse paika reeglid, kuidas need parameetrite muutudes maailm muutub ja tootmine käib kiiresti ja täpselt. Ja just selline kiirus ja personaalsus, individuaalsus liigub aina suuremaks, ja ma ütlen, selline korratavus võiks olla asja selline mõte ka, et kui sa annad selle mingisuguse mööblitüki Dislerile teha, väga väike tõenäosus on, et sa suudad ühe täpselt samasuguse toote teha. Sest see, mida ta teeb, ei ole dokumenteeritud, igal Disleril on erinevad töövõtted, kõik sellised asjad, ja CNC-tehnoloogiad üldiselt ühtlustavad ettevõtetes selliseid asju. Et kõige lihtsamad näited jällegi on see, et kui sa saadad ühe kapi kuskile, üks külg läheb katki, kui Disler selle teinud on, sa saadad terve kapi tootmisesse tagasi, võtad selle lahti ja siis ta saab näiteks võib-olla ühe külje vana puurimiste järgi teha järgi. Kui see on võib-olla CNC-s tehtud, sul on see programm alles sellele küljele, ennem kui see kapp üldse võib-olla kliendi juurde jõuab, sul on teha siis juba uus külg valmis, saadad selle järgi ja asjad toimivad. Ja viimasel ajal CNC-tehnoloogia kättesaadavus on oluliselt tõusnud, samuti ka see, et kuna turu peale on tekkinud ka väga suur hulk vanu pinke, et on järelturu pinke oluliselt rohkem, on hobipinke hästi palju, selline juhtimine on muutunud lihtsamaks, turul on ka väga suur konkurents pinkide vahel, see kindlasti tõstab kättesaadavust igale ettevõttele, igale inimesele erinevate pinkide osas. Ja hobipingid nii-öelda astuvad järjest rohkem ja rohkem tööstustesse sisse. Ehk siis see on nii-öelda väga hea lävepakk, inglise keeles entry level siis sellisele CNC-tehnoloogiale, et sa õpid läbi selle nii-öelda hobipingi aru saama, kuidas see tootmisesse käib, mida ta üldse teeb, mida sa saad temaga teha ja siis tõenäoliselt järgmine samm sellest on juba, kui sinu tootmine vajab loomulikult, siis juba tööstuslikult CNC soetamine. Just, et see hobipink, ma arvan, ongi selle jaoks võib-olla teema, et sa läbi selle harid ennast ja sa lõpuks saad aru, missugust pinki sul tegelikult vaja on, mis funktsionaalsus sul tegelikult vaja on. Sest väga palju ikkagi lõpuks tootmises jällegi liigub selliste võimaluste peale ja hobipinkide need võimalused on ikkagi suhteliselt piiratud. Aga nad on kogu aeg aina võimekamad, aga samamoodi liiguvad kogu aeg tööstuslikud pingid ka eest ära. Et ma ütlen, et nad liiguvad paralleelselt aina keerulisemate asjade poole. Sellest osast kõik.